Minge ära nüüd, minge välja siit. Olge, minge, jätame ära nüüd, aitab küll. Me lähme samamoodi ju välja. No hea küll. Aga võib-olla me siis lepime kokku mõne aja. Ei. Miks? Nii reageeris Siim Kallas küsimustele, kui Äripäev soovis tema kommentaare firmasse R-hooldus toodud sularaha kohta. R-hooldust juhtisid Siim Kallas, Märt Rask ja Andres Lipstok. Äripäeva käsutuses olevad dokumendid näitavad, et R-hoolduse kontole viidi 1 000 000 krooni sularaha. Ühtlasi kaeti sularaha eest Reformierakonna 1999. aasta valimiskampaania kulud. Raha viis panka R-hoolduse raamatupidaja Karin Remmelgas, kuid ta ütleb, et pole volitatud isik R-hooldusest rääkima. Anonüümselt oli kaamera ees nõus R-hooldusega toimunut meenutama üks endine Reformierakonna liige. Ta räägib, et erakonna peasekretär Heiki Kranich andis sularaha pakid raamatupidajale käsuga need panka viia. Kuidas Heiki Kranich selle raha üle andis? Tihtipeale ta helistaski raamatupidajale, ütles, et täna on vaja sularaha jälle panka viia, palus kontorist läbi tulla. Siis kokkulepitud kellaajal antigi need rahapakid üle ja saadeti panga poole raamatupidaja teele. Kranich seda ei tunnista. Kes selle sissemakse tegi R-hooldusele, see ei ole tema enda raha, see on teie käest saadud raha. Ai, sõitke seenama jutuga. Kuidas, palun? Sõitke seenele. Rahastajate varjamine tekitas erinevaid spekulatsioone. Kas erakonnas käisid vahepeal sellised jutud, et see raha võib olla pärit Venemaa ettevõtjatelt? Mingid vihjed olid sellised, aga päris kindlalt seda väita ei julge. Ühtegi nime selle rahaliikumisega seoses kindlasti ei kaasnenud. Seni on reformierakondlased väitnud, et R-hoolduse raha laekus seminaride korraldamisest. R-hoolduse konto väljavõtte näitab, et see jutt osutus valeks. Juhatuse liikmetena nad pidid ju vähemalt huvi tundma, et kust see kampaania raha siiski tuleb. Et vaevalt, et nad nii sinisilmsed olid, et nad mitte midagi kohe ei teadnud. Pärast R-hoolduse rahastatud valimisi sai Kallasest rahandusminister, Raskist justiitsminister ja Kranichist keskkonnaminister. Lipstok jätkas Riigikogu liikmena, kuni määrati Eesti Panga presidendiks. Reformierakonna tipp-poliitikud varjavad tänaseni rahastajaid, kelle toel on nad nii lennukat karjääri teinud. Mis siin on siis varjata sellist? Paratamatult tekitab see kahtlust, kas nad võivad siiani olla toonaste rahastajate poolt mõjutatavad.